Aga kõigepealt on mul äärmiselt hea meel tervitada stuudios meest, kes pälvis aasta õppija tiitli. Tere tulemast, Tarmo, koos oma perega. Väiksem poeg jäi veel siia ukse taha, tema on natukene haige ja mõtles, et ta puhkab ukse taga. Palju õnne, Tarmo, aastal 80 sündinud mees, kes lõpetas hiljuti gümnaasiumi ja käis seal 8 aastat jutti. Niimoodi pärast seda tükk aega, kui kool oli pooleli. Sa jätsid kooli pooleli, kui sa olid 3. klassis. 4. 4. läksid uuesti õppima. Jah. Mis need asjaolud olid tol korral, kui sa said aru, et siin koolis ma enam ei käi? Kehvad olid. Ma ei käinudki koolis põhimõtteliselt, et viisin koti kooli, ise jalutasin minema ja ei olnud nagu absoluutselt mitte mingisugust motivatsiooni. Ja siis isa arvas mulle, et võiks kutsekooli minna ja Vigalasse võeti vastu. No mitte 4. klassist ometigi. Ei, Vigalas ma õppisin traktoristi eriala kunagi. See oli 96 aastast. Ja selle lõpetasin ära. Siis vahepeal tegin siin autojuhilube ja mõitsukseid tegevusi ja siis nüüd siis 8-9 aastat tagasi otsustasin uuesti kooli minna. Mis sinu jaoks muutus selle perioodiga, kui sa 4. klassis toona mõtlesid, et ma ei taha siin käia, mulle ei meeldi siin käia, mul ei ole seda kunagi vaja, ilmselt need mõtted midagi sellist võisid olla ja siis sa otsustasid, et mul on seda vaja, ma pean käima koolis? Kunagi tahtsin juba oluliselt varem minna sinna õhtukasse, aga sel ajal oli 7. klassi piirang seal peal, et alla 7. klassi lihtsalt ei saanudki minna. Et kuna mul üks sõber läks sinna, siis ma läksin kaasa taga, aga siis öeldi ei. Ja siis, kui ma isaks sain ja siis neid ettepanekuid olid enne ka tehtud, et kas sa ei võiks minna ja ikka oli välja käidud. Aga siis ma alati ütlesingi, et see 7 klassi on see piir, et ei lasta, ma ei saagi minna. Lõpuks siis mul naine helistas, et küsis. Siis tuli välja, et seda piiri pole enam. Et asjalood on muutunud ja sul on võimalus kooli minna. Mismoodi see naine siis vaatas seda meest, kes on kooli pooleli jätnud ja ei saa kooli ka tagasi mindud, sest ütleb, et ei võeta? Miks te utsitasite, et mees peab kooli minema? Ma ei vaatanud kuidagi. Aga lihtsalt, et see, et mismoodi ta ikkagi pojalt nõuab seda, et sa õpi, kui endal on tegelikult see lõpetamata, et võiks proovida. Ja tegi ära, et lõpetas ära selle kõik. Kas perel on seda tegelikult kuidagi keeruline kõrvalt taluda või aktsepteerida, et tegelikult see hetk, kui isa läheb kooli õppima, siis teda kodus ei ole. Tööl ta ka ei ole, sellel ta raha ka ei teeni, nii et ta tegeleb muu asjaga. Kas see on keeruline? Jah, on küll, sest et paratamatult need õhtused koolis käimised ju käisid ju ikkagi pere arvelt. Et hommikul läks tööle, nägi teda korra, lapsed mulle magasid, suurem muidugi oli veel väike, kui ta alustas koolitööd. Isa tuli koju, siis juba laps magas, et oli küll suhtega. Ja kui tal nädalavahetustel ka veel mingi kooli tõttu või Kaitseliidu ürituse tõttu nagu kodust eemale, seda enam, et on jälle pere arvelt. Aga mitu korda te ütlesite, et kuule, võib-olla sa võtad akadeemilise või pead natukene pausi, et nüüd mitte kordagi. Oli nii, jah? Jah. Kuidas Neema sinuga lood on? Kuidas see isa kodus õppimine käib? Sa oled nüüd 3. klassis ise, jah? Jah. No sa pead ju ka kodus õppima aeg-ajalt. Jah. Ja ma saan sa oled isaga koos kõrvuti ühe laua taga pidanud õppima, sest et isa käib ka koolis ja tal on oma koolitükid vaja teha. Jah. No kui usinam õppija on? Mu isa kindlasti. Ma ei teadnud. Kuidas moodi see isa õppimine välja nägi, kui ta koolis käis? No see tundus tema jaoks väga raske. Millega ta vaeva nägi kõige rohkem? Kuidas sulle tundus? Inglise keelega tegelikult. Inglise keelega? Vastab tõele, jah? Jah, keeled on minul üks niivõrd nõrk kala, et võib-olla mu mõtlemine on nii vale kuidagi, aga võib-olla see siis pärsib ka minu sukest keele õppimise oskust. Et nüüd ma otsustasin, ma lähen veel 1 aasta, olen veel seal PTG-s edasi, et õpin ainult inglise keelt.
et saada ka see osa tugevamaks. jah, See periood, kui sa ei olnud veel läinud kooli tagasi, uuesti õppima alustanud, no ikka aeg-ajalt tuleb jutuks või küsitakse, et noh, kus sa õppisid või mitu klassi haridust sul on. Kui hea tundega sa vastasid või jätsid vastamata? ega ma väga ei vastanudki midagi. mida sa ikka vastad? Pole nagu midagi öelda. Kas see on selline nagu piinlikkuse tunne ka või? On. Et kui kirjutada oma mingit CV-d, siis kõik asjad kirjutad sinna ilusti ära, aga kui pead sinna panema selle hariduse koha pealt, siis tõmbad risti sinna algharidust, siis on ikka väga nõme tunne. Ja siis kujutad ette mõnda tööandjat, kes selle CV nagu võtab, kes sind üldse ei tea, siis võib oletada, et see läheb ilma läbi lugemata lihtsalt kuskile paberihunti. Nüüd on natukene teine tunne sees vist, jah? Julgem ikka, jah. Sa ise olid umbes selles vanuses, kui su vanem poeg praegu, kui sul see kooliga läksid suhted sõlme. Kas sa oma poja pealt ka vaatad seda, et kuidas moodi ta ikka käiks koolis ja oleks asjad tehtud ja korras? Kodus õppimisega kõige suuremat vaeva näeb mul ikka Alice. Ja kuidas on? On igapäevane kontroll, et on õpitud ja on tehtud ja hinded korras ja see käib ja? Kas on hommikul? Kas see on tüütu ka, kui vanemad kontrollivad niimoodi õppimist? Jah. Aga kätt peab pulsil hoidma, muidu läheb käest ära. Mis sa ise arvad, mis sind elus huvitab, mis asja sa tahaksid kõige rohkem õppida? Kelleks sa soovid saada, äkki juba teadki? Ma tahaksin saada politseinikuks. Siis peab veel päris palju õppima, jah? Jah. See on päris väärt mõte. Mis teie peret selles õppimise vallas nüüd edasi ootab, et üks suur verstapost on läbitud, natukene tuleb seda inglise keelt veel siin kohendada. Siis on joon all, siis jääb ainult lastele teravik, et lapsed ära harida. Siis läheb vist mina õppima. Siis lähete teie õppima. Mis siis teil plaanis on? Teil käib vaheldumisi? Mul on plaanis võib-olla nüüd kui töö seoses, kas nüüd lasteaia kasvatajaks minna või siis, kuna ma olen lõpetanud turismi eriala kutsekoolis, et äkki seda kolledžis edasi õppima päris. Ja päris selline näidisõppijate perekond. Nüüd te käite telesaates ja räägite, kuidas tuleb asjad selgeks teha ja ära õppida. On hea meel ka selle sama diplomi eest, mis te saite. Tarmo Tuuling, aasta õppija, see öökull ka kingituseks kaasas, et on üks verstapost läbitud. Eks ikka on. Ma isegi ei teadnud, et mind sinna on nagu esitatud. Siis, kui kõik oli läbi juba, siis tuli e-mail, et olete valitud. Kas see on nagu tunnustus kogu perele ka, et selle ühiselt olete ära teinud? Ikka. Tunnete täpselt samamoodi? Ja. No väike tort tuleb ikka ka, jah? Ja. Homme sünnipäeva tähistama ka nii. Kelle sünnipäev on? Mina. Kui vanaks sa saad? 10-aastaseks. Palju õnne. Palju õnne teile kõigile veel kord ja aitäh tulemast. Aitäh.